Palju õnne, Marko Koks, Viljandi peatreener. Raskelt tulnud lõpuks võit 3. mängus 2-1 seeria seis ja soodne võimalus seeriaga võtta, et mis peale selle väga mälestusväärse 15. minuti oli täna võiduvõtmeks sinu arvates? Aitäh kõigepealt. No, ma arvan, et see suur tahtmine, isegi me domineerisime tegelikult tervet seda mängu põhimõtteliselt kuni selle hetkeni, kui nad vahetasid selle värava ja me tegime mulle tundus, et ta võib-olla hetkest käis peast läbi, et 7 pealt ja me ründame, et meie mäng on juba, et kui mängid oli palju, nad vahetasid värava ja ära, 2 väikest rumalat 6 meetri pealt eksimust, tõid nad mängu tagasi seal ja lõpus ma arvan, et oli puhas tahtmine, et me suutsime selle ikkagi oma kasuks ära keerata. Vaadates nüüd ette järgmise mängu peale, siis usutavasti meestel tahtmist on, aga kas jätkub ka närvi? No eks seda paistab juba ülehomme, et seda on väga raske ennustada, et kindlasti ma usun, et meil on selle võrra kergem, et niinimetatud, siis meil on natuke üks varuvariant veel, Keera nüüd on selg vastu seina, et nad mängivad ka kodus, et eks paistab, kuidas kuidas nende närvid vastu peavad. Meeste tervised on korras, jõuvarudega on hästi? No ma jõuvarude poolest ei pabista, et pigem on need natuke sellised kerged vigastused võib-olla, et Vitali Vorobjovi me täna ei saanudki kasutada, suure tõenäosusega ma kardan, et me ei saa ka teda kasutada ka järgmises mängus, et eks näib. Teistel on nii ja naa, et tuidu-tui loodame, et kõik sujub. Aitäh, veel kord palju õnne tänase väga lustliku mängu ja koduvõistkonna võidu eest ja kohtume 2 päeva pärast Kehras. Aitäh!